Kas sina oled kuulnud tänapäeval sellest moodsast orjapidamisest? Ma räägin ikka sellest SPIM-maksust. Ja nüüd siis on aasta 2026 ja järgmine nädal veereb mulle hoovi peale 2 konteinerit rauda. Võib-olla järgmise aasta jooksul kokku tuleb 20 konteinerit. Aga nüüd siis minu massa Belgiast ja Euroopast teatas mulle, et maksu nende konteinerite eest pean ma maksma aastal 2027. Kui ma siis küsisin, et aga kui suur see maks siis saab olema, siis mulle öeldi, et Mats, sa oled tänulik, et sa saad maksta seda maksu aastal 2027. Me täna ei tea, kui suur see maks on. See selgub. Kuidas peaksin siis mina väikeettevõtjast Mats, talupoeg, hinnastama oma toodet, kui ma ei tea, kui suur see maks saab olema? Suheldes ChatGPT-ga, tema algaks 2–4%, siis kui ma andsin chatile lisainformatsiooni, oli 5, siis 10, siis 15 ja me lõpetasime 25% juures. Ja arvestades seda, et tegemist on masinaga, siis ka tema jättis ukse lahti ja ütles, et see maks võib olla oluliselt suurem. Ehk siis täna pean mina arvestama sellise hinnaga, mis on toote oma hind pluss 2–25% või oluliselt rohkem. Ja seega olen ma loo otsas selle Euroopa massaga ja maksma seda maksu järgmine aasta. Raske on jääda tsensuursete sõnade piiridesse, et kirjeldada seda skisofreenlist olukorda.